Margit, suur tänu, et olid nõus meile siia kontorisse tulema. Tere, siin on suur rõõm olla. Chilli ja elamusspa on nüüdseks koostööd teinud juba 6 aastat. See on päris tubli ajalugu. Selle aja jooksul oleme proovinud erinevaid kampaaniaformaate, lisamüüke, mida kõike ja toonud teile sellega üle 430 000 kliendi. Mis on teie jaoks olnud selle aja jooksul need suurimad taipamised? See külaliste hulk on muljetavaldav olnud, mis koostöös Chilliga on tulnud. Ja suuremad taipamised ongi see, et turundus ei saa kunagi paigale jääda ja kampaaniad peavad olema laiema strateegia osa ja teiega koostöös olemegi me julgenud hästi palju katsetada, kiirelt õppida ja see on toonud ka need tulemused. Ma olen täiesti nõus. Ja võib-olla, kui rääkidagi täpsemalt just vautšeri turundusest, siis mis selle teeb eriliseks, on selle täpne mõõdetavus. Teil on juba enne kampaania algust täpselt teada, mis on ühe kliendi hind. Jah, seda kohtub turunduses üliharva, et kliendi hind on niimoodi juba ette teada ja see aitab meil lisaks sellele veel ka planeerida oma meeskonda, töögraafikuid, nii et ettevõtjana väga-väga hea võimalus. Ja rääkides planeerimisest, siis tulemegi korra tagasi aastasse 2018. No spa avamine juba iseenesest oli väga suur sündmus, aga väike selline küsimus jäi ikka õhku, et kas inimesed päriselt ka leiavad teid sealt Mustamäe kortermajade vahelt ülesse. Margit, tegime Chillis ka avakampaania. Kas sa mäletad, kui palju pileteid me 1 nädala jooksul müüsime? Jah, see küsimus oli kõikidel, et kas meid leitakse, aga tänu teile see number oli ka muljet avaldav, mis hulk vautšereid ära müüdis, oli 18 000 vautšerit. 18 000 ja uksed ei olnud isegi lahti veel. Kujutad sa ette, et kui see rahva hulk oleks päriselt sinna ukse taha seisma tulnud, siis see oleks ulatunud Mustamäelt Viimsini. Jah, see oleks olnud ikka päris pikk. Jah, aga mis tunne teil oli? See tunne oli väga hea. Me saime aru, et me teeme õiget asja, et inimesed nii suures hulgas ostavad pileteid kuhugi, mille uksed on veel täiesti kinni. Ja samas see andis ka väga suure vastutuse, sest kui need inimesed kõik kohale tulevad, siis nad tuleb hästi vastu võtta ja teha nii, et nad ka teist korda tagasi tuleksid. Aga te olite valmis. Teil oli kõik teenindusprotsessid paigas, tipptasemel ja seda ka tänase päevani. Te ei karda uusi olukordi ja te saate nendes väga-väga hästi hakkama. Ja rääkides uuendustest, siis võib vist näitena tuua ka iseteeninduskassad. Jah, pidev külastajate hulga kasv seab ka meile nii-öelda suuremad nõudmised, paneb meid pingutama, et külalisi veel paremini vastu võtta, kiiremini teenindada. Siis eelmisel suvel tegimegi iseteeninduskassa, mis annabki siis sujuvama sissepääsu külalistele spaasse ja lisaks siis integreerisime ka Chilli vautšerid CompuCashiga, et siis kõik vautšeri kasutajad saaksid võimalikult mugavalt ja samamoodi kiirelt spaasse tulla. Ja see tegelikult viibki mind järgmise teemani, et paljud võtavad Chilli kampaaniat kui ühe sammulise protsessina, aga tegelikult jah, sooduskampaania toob inimesed kohale, aga põhitöö ju alles siis algab. Ja olen sinuga täiesti nõus, et üks asi on inimestele piletid müüa, nad koha peale tulla, aga tegelikkuses veel olulisem roll on see, mis toimub siis meil spaas koha peal. Et meie selle nimel igapäevaselt uuendame spa keskkonda, teeninduskvaliteeti, saunarituaale, toitlustust, sest mida rahulolevamad on meie külalised spaas sees, seda kauem nad meie juures aega veedavad, seda suurem on tarbimine koha peal ja seda suurem tõenäosus on, et nad ka tagasi tulevad ja see kõik tegelikult tõstab kampaania kasumlikkust meie jaoks. No Margit, te olete tõstnud kogu spa-kultuuri taset siin Eestis. Teil on saunameistri võistlused, Euroopa suurim sisesaun, täiesti juhiuus lasteala. Kuhu edasi? No ütlen sulle ausalt, et ei me taha olla ju lihtsalt tavaline spa, vaid me tahamegi pakkuda külalistele selliseid elamusi, mida nad kusagilt mujalt ei leia ja igapäevaselt peame me arvestama, et me mitte ei konkureeri teiste spaadega, vaid me konkureerime absoluutselt siis kõikide meelelahutuse ja vaba aja tegevustega nii Tallinnas kui kogu Eestis ja tegelikult ka rahvusvaheliselt. Et meie soov on see, et laps ikkagi küsib ema-isa käest, et millal me lähme elamuspaasse. No minu lapsed küsivad väga tihti,
aga teil on vist ka midagi täiesti uut tulemas, et kas sa äkki natukene räägiksid meile? jah, ei ole me väsinud üllatamast ja nii-öelda muutumiste protsessis olemisest ja sügisest ühendame siis elamuspaa Eesti suurima bowlingukeskusega. Et kes on meie hoones käinud, siis teavad, et esimesel korrusel asub elamuspaa praegu ja teisel korrusel on Eesti suurim bowlingukeskus, mille nimi on nüüd Elamus Bowling ja sügisest on siis külalistel nii spa kui bowlingu osas võimalik siis liikuda erinevates tsoonides, olla siis veelgi kauem meie kogu keskuses, nautida rohkem spaad, käia vahepeal bowlingualal söömas, nädalavahetusteti nautida elavat muusikat, et me nii-öelda muudame täiega siis spa ja vaba aja maastikku, sest kuskil maailmas ei ole spa ühendatud bowlinguga. Margit, kes need hullud ideed välja mõtleb? Meie üks omanikest ja ettevõtte kunagine siis asutaja Andres Tiik on see, kellele siis meeldivad raamist välja ideed ja nendega me täiega jätkame. No super, igal juhul palju edu teile ja aitäh, et sa tulid. Ja nüüd pöörame pilgud tagasi saali, kus on teid ootamas midagi täiesti uut.